olemas ka. Ja siis oli, et mis toit tehti siis kiirelt valmis. Mida sai ikka kõik külarahvas. Keedetud loomaliha. Ja selle juurde käis nädalaikka kaste. Siis läheb siia nädalaikka kaste peale. Ainult võõrad, nagu eesti keeles. Ei, tervele külale tehti välja. See käis leib juurde. Das, was das Dorf bekommen hat. Seda sai külarahvas. Söömine läks edasi, tulid peenemad road. Liha igasugune grilli, siis see võttis kauem aega. Nii et siin on siis need lihad, selle juurde käib kartul, aedvili ja siis see on Semmelknödel. ja see on semmelknödel. Supitalded on ära viidud. Okei. Kylät laikkas, mu päälle vaadati kui koerade. Mu taskut heades toimub raha hoidu. Kui ükskord ümbrikkoodi kohale. Sain kirja Londonis, kus notar teatas. Mu tädil lõpetanud ma tegin. 1945 für diesen Ort nicht mehr existiert als Kriegseinlauf. 45. aastast oli see kirikutorn siis nii-öelda purustatud. Loomulikult aastakümneid oli see soov, et see kirikutorn taastatakse, aga mida ei olnud, raha ei olnud. Ja nüüd siis alles 4-5 aastat tagasi leiti need vahendid, et üle regiooni liidriga toetatakse näiteks ka külades elumajade saneerimist, tähendab korda tegemist on ju, ja mis antakse noortele peredele. Võeti mingi päris mõne. 10 minutit näituse külastamiseks. Kümme aastat tagasi nad alustasid nende... Nii, siin paneb nüüd see sööda segaja. Tegelikult meil mõtleb nagu sööda segaja nagu loomadele antakse sööta, aga siin antakse see sila ja teravese mais, pannakse segi ja pannakse siis sellesse esimesse kollasesse koos selle sõnikuga. Selge? On küsimusi? Ja kuidas sellest tonnist piimast siis juust saab, selle saame kohe selgeks. Ist keine ganz korrekte Berufsbezeichnung in Deutschland. Deswegen habe ich auch ein paar Bilder zusammengefasst, wo die einzelnen Themen als Anwendungspunkt hier von dem Schema, Sie haben gehört, dass wir Wärmeenergie haben und fahren ihn dann zum Verkauf und dann fängt es wieder an. Die 10 Minuten Bilder. In Estland, in Tallinn. Ja said aru, aasta tagasi Tallinnas, 20 aastat olnud selle küla kõrgemaister. Nii, ja see on nüüd selle küla veemängud. Külas ei või olla siis selline avatud vesi, mille sügavus on rohkem kui 20 centimeetrit. Nii, et see on nüüd ehitatud ka sellest vanast materjalist. Erinevad ehitusmaterjalid. Wir fahren zum Steinbruch. Bussiootepaviljon. Töötavad, soovivad ka tunda, et neist on kasu midagi, et neid väärtustatakse ja see töö, mida nad teevad, see siis ka selle valla poolt, nende teiste inimeste poolt väärtustatakse, et see on nagu see tunne neile niimoodi tagasi anda, et see on eriliselt tähtis. Angefangen von der Skulptur. Seal on esimene skulptuur, alustatud on sellest. Hallo, hallo. Oma asja ajamiseks siis nii-öelda seda sügavat vett. Wir haben dafür ein... Das Gebäude haben wir komplett umgebaut. Kürbissen 4 Hektar alleine. Nii et neil on siis avamaal on kõrvitsat, siis tomatit on kasvuhoones ja oli mingisugune salat ka veel kasvuhoones. Et eelmisel aastal olid siin tomatid. Vaata, meil on niimoodi, et umvelt on keskkond ja tsentrum on keskus. Eesmärk on see, et väga tihe koostöö on ettevõtjatega. Näete, seal on nüüd väga hästi, siis on vahvalt. Kõik pole säilinud ja kõigil ei ole 4 külge. See oli meil ju vanasti täpselt. Oleks hea, kui nüüd oma leiva, raske leiva pool, keegi teeb sinna. Siin on juba suurem kaart. Näete, kus siin on rattateed peale ära märgitud ja igasugused võimalused, mis laudahoone, välishoone ja seda enam ei ole, et kui nemad seda tulid, siis ta oli juba nii-öelda kadunud. Sai ja teha nagu seal oli. Nii, ja nüüd... Hinter das sehen Sie hier, das
see on siis Koti Keder. See on nüüd see, kes teeb neid skulptuure. Et kui ta niimoodi vajutab, siis see peab olema selline hästi ühtlane. See saadakse selline nagu kipstempliga. Ja mitu raha maksab? See peab ju läbima selle teise põletuse, see 1450 kraadi. Rohelist ja sinist. Wird mit altem Metalloxidfarben auch nur von den Malern hier an der Manufaktur verwendet. Kendler tahtis sellist orelit teha, no see oli 1700 keskpaiku, aga tal ei õnnestunud see. Ka 20. sajandi alguses üritati siis see teha, jälle ei õnnestunud ja alles